Juhuu! 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 50+ podcast jälle tere tulemast tagasi. Podcast siis mõeldud nendele, kes tahaks teada, kuidas on elu, kui viie ette lööb, jah? Jah. Et mis seal põnevat on? Mis seal põnevat ja tegelikult ju, ma arvan, et meie podcastist veel eriti, kes tahaks kuulda seda poolt, kui äge see elu tegelikult on nagu 50+. Selleks kurtma me siia ei ole tulnud, eks? Ei, aga me tahaksime rääkida asjadest, mis võiks ju täitsa olla siuksed räägitavad. On ju? Täiega. Mis sul täna mõttes oli, millest sa rääkida tahad? Enesekindlus. Kuhu see kaob? Miks see läheb ära või kaob ära mingi vanusega või kui seda võib-olla ei ole noorusest olnudki, siis ühel hetkel võiks ju ometi olla seda rohkem, siis mõtled, et kogemused ja asjad ja kõik, et peaks ju andma just juurde enesekindlust. Ja sinule meeldis rääkida? Mina tahaks unistuste teema tuua sisse, et tegelikult ma arvan, et haakub ka selle enesekindlusega nagu väga hästi, et kas me ikka unistame piisavalt selles mõttes ja... Kas sa unistad? Ma arvan küll, et unistan. Kas kohe nii lampist alustamegi? Millal sa unistad? Õhtul, hommikul, lõunaaeg? No jah, see on selles mõttes on hea küsimus, et kas see nagu tuleks mul kalendrisse palla. Mul kunagi on olnud, kui tööl olid, jooksid nagu kogu aeg oma kalendri järgi, siis ma mingi hetk avastasin, et kui ei jää enam aega mõelda, siis ma olin küll omale kalendrisse blokkinud aja mõtlemiseks. Ma olingi lihtsalt iga nädalaks lükanud tund aega ja kirjutanud, et mõtle. Kuna ma arvan, et tegelikult, kui ma praegu mõtlen su peale, siis see mõtlemine ja unistamine tegelikult ju natukene nad käivad nagu käsi käes, et mõtlemise all me mõtleme, aga tekib nagu selline nagu rohkem, et sa mõtled mingeid, hästi tihti me hakkame lahendama mingeid asju ja aga ma arvan, et pigem võib-olla see unistamine on tegelikult ju, kui sa niimoodi küsid, et siis on ka võib-olla see, et võib-olla me peakski sellele ka omale kalendris aja panema, et kui mitte iga nädal, siis vähemalt korra kuus näiteks reedel võiks ju unistada. Mis sa arvad sellest? Peale 10 õhtul, kas silmad kinni või silmad lahti? Mina soovitan kindlasti silmad lahti selleks, et muidu võtta kaob ära ikkagi see reaalsus, et kus see uni ja kus see siis unistus on, siis hommikul ei ole mitte midagi meeles kuidas see läks, aga samas ei tea. Aga mida ma siis vaatan, kui ma unistan? Kuhu ma vaatan? Valget seina? Aga mida sa vaatad, kui sa unistad? Ei no kuhu pean silmad panema, kui nad lahti on ju? Aga räägi mulle. Ma ei tea, ma pole kunagi silmad lahti unistan. Ma praegu silmad kinni ja unista. Ma kuulan. Ma unistan, et vähemalt üks inimene kuulab seda podcast peale meie. Tegelikult ma võin öelda, et üks Liisi kuulab ka, aga... Jaa, õigus ja 2, see on juba tore. Aga pane veel silmad kinni ja unista. Eks ma ikka unistan, jah, ma tean, ma unistan, mul on see kooli asi, eks ole. Millest sa unistad, räägi? Et see koolis läheks mul kõik hästi. See on tegelikult unistus, sest et see oli asi, mis oligi mul kunagi unistus on ju. Ma ju, see oli unistus, aga ma keelasin selle ülikooli just see mineku mõtte endal, sest et ma olin kindel, jõuame enesekindluseni, mul ei ole mõtet seda unistada, sest tule midagi välja. Ja muidugi ma unistan, et see just ikkagi jõuan lõpuni sellega. Ma isegi, nagu me naerame, kuna see on Pärnus on ju, siis Pärnu linnapea võtab tegelikult kumlaude inimesed vastu, surub kätte. No ma vist ikkagi saa sinna, sest et mulle tundub, et praegu, küll mul on väga-väga hea keskmine hinne. Mul pole kunagi nii häid hindeid on koolis kui praegu, ülikoolis on ju. Või ütleme need, aga seal on juba natukene, et päris täisviieline ma ei ole on ju. Ütle veel vahele, et mida sa õpid? Sotsiaaltööd ja rehabilitatsiooni ja tegelikult ühel hetkel isegi mõtlesin seda, et aga mõtle, kui lõpetakski niimoodi, et kõik oleks ei ole pullvärk on ju. Et saaks nagu linnapea vastuvõtul, ka tore asi, pole kunagi käinud ennem on ju. Ja siis mõtlesin, et kelle jaoks ma nüüd õpin enda jaoks on ju. Et nüüd ma unistan ikkagi sellest, et ma ikkagi jõuaksin sinna lõppu, võiduka lõpuni heas mõttes positiivselt, et omandada siis teadmisi on ju. See on nüüd realistlik unistus. Aga mis saab edasi? Seda ma ei tea. Ja ma isegi ei unista, sest et ma tean, et selle 2 aasta jooksul raudselt mingid asjad avanevad. Mul on juba selle esimese aastaga, ma olen nüüd 2 aasta üliõpilane, see esimene aasta juba näitas mulle need uksed, mida ma isegi ei aimanud, et on olemas. Palun väga, see sama podcast. Ma ei oleks julgenud seda elu sees teha, kui ma poleks ilmselt koolis, see kool kuidagi õpetas mind nägema, jällegi ja ettevõtluse aine oli meil koolis ja seal nagu pani mind mõtlema, ma veel naersin, et minust ei saa elu sees hakka mingit asja arendama. Palun väga. Küsin niipidi, me eelmises sellest saates rääkisime natukene sellest, mainisime paar korda, et aju on ju lihas. Mis asi unistamine on?
see ilmselt see lihas töötab päris kõvasti, aga ta ikkagi kogemuste põhjal unistatakse mingitest kogemustest, et mingi asi on hea, on või? Ma ei tea ju. Ma küsin, kui sa mõtled, et mis sinu jaoks on unistamine, on ju, et aju on lihas, millega sa seda teed? Unistame ju ikkagi, see on mingi mõte hakkab jooksma. Ja ikka ajuga, visualiseerimine, mingi asjade visualiseerimine. Jaa, aga kui sa niimoodi ütled, et sa läksid kooli, sa tahtsid õppima hakata, mis sind siis ajendas? Kas see ei olnud unistus? Jaa, unistus oli küll, aga kuna ta oli mul juba maha maetud olnud, siis ma nagu uuesti hakkasin nagu unistama või ta oli vahepeal mul täitsa maha materdatud, ma olin täitsa kindel, ma ju kõva häälega rääkisin kõigile, selles elus ma ei lähe ülikooli. Unistus millest? Et ma ka oskan mingit asja nagu hästi või et mulle antakse selle kohta paber, et ma 3 aastat õpin midagi, tubli seda sa oskad, sa võid seda tööd teha, sest sa oled spetsialist, on ju. Ja natukene on ka see peremustrite asi, et meie peres oli esimene, kes ülikooli läks, oli minu tütar. Kõik ülejäänud on sellised nagu töölised või kuidas ma ütlen, on ju. Ja nüüd mina olen siis teine, me ütleme see lähisuguvõsa, eks ole, ütleme paar põlvkonda siia-sinna. Et selles mõttes ka natukene mingi selline uhkuse asi, et näed, ma ikkagi saan hakkama õppimisega ja et ma ikkagi saan ülikooli haridust peetakse ikkagi mingisuguseks nagu märgiks või? Ikkagi peetakse, kui on ikkagi mingi näitab justkui midagi, et inimene on saavutanud midagi. Et minu jaoks oli see saavutamatu. Ja. Ma kuulasin sind praegu, jäin mõtlema, et sa ennem mainisid selle enesekindluse ära ja siis sa rääkisid, et unistasid, et sinna ülikooli minna läksid ja siis sa samas on ju mainisid ka selle, et tõestada midagi ja nagu kellegile, et mis sul selles valguses veel, kui sa mõtled praegu selle enda peale? See oli ka tõestada endale, et tegelikult sul on ressurss olemas. Jaa. Meil on ju olemas see kõik see jõud ja oskus, kui me seda anname võimaluse. Jaa. Aga see oli väga hea, sa ütlesid, et realistlik unistus oli on ju see, et nüüd sa nagu läksid sinna. See oli realistlikult teostatav asi. Jaa. Jäi enesekindluse taha aastaid. Jaa. Nii, ühel hetkel mul tänu ühele heale tuttavale, tervituse Tanule, kes käis mulle nii kaua pinda, ütles, et kui sa seda avaldust ära ei tee, siis ma tulen sulle ukse taha. No ma ei tahta, et ta mul ukse taha tule. Ja siis lõpuks ma siis et kui avaldus oli juba tehtud ja ma nägin, et tegelikult ka mind kutsutakse vestlusele ja kõik nagu tähed, saad juba, siis ma sain aru, et nüüd võib-olla lähebki kõik nii, nagu ma olen kunagi unistanud, on ju. Aga siis on ju olemas need unistused, millel ei ole ju tegelikult seal ei ole mitte midagi siukest, mis kas ta just, selles mõttes realist, et ta võiks ise kunagi täide minna, aga seda on natuke siuksed üle võlli unistused. Millised on su üle võlli unistused? Siin ma seda kindlasti praegu rääkima ei hakka. Niimoodi natuke üle võlli unistustest. Ma ei oska öelda, võib-olla see on natuke seoses mingisuguse siukse vabama eluga ja kohustuse vaba eluga või mingid niisugused asjad on ju. Sest praegu tegelikult on kohustusi palju kool ju kõik see töö, ega see ei ole lihtne, on ju. Et jah, võib-olla sellised noorest pärast mul oli kunagi, ma tuletsin just meelde, kui ma olin hästi ma ikka väike laps olin, siis nägin neid saksa katalooge, kus olid need purdad ja mis need olid ja mäletan, ma unistasin, et Urme, lahti selle lehe, sa võid iga lehe pealt ühe asja endale valida. Ei saa kõiki asju, aga sa pead, et naljakas see piirang hakkas juba sealt pihta, et kui ma juba valin, miks ma võiks tervet lehekülge endale ju nii-öelda tellida, eks ole. Aga siis oli jah, et ma mäletan, et sa võid ühe asja igalt lehelt ja siis ma unistasin, ma saan need asjad endale, need riided ja asjaki, nõukogude ajal muidugi ei olnudki neid asju. Et huvitav, et ma juba siis piirasin nagu kuidagi seda unistust, et ei lase nagu vabaks. Ja. Ma küsin endiselt veel torgin sellel kallal, kuna me rääkisime unistustest ja sa ise ütlesid nii lahedalt, et kas sa nagu ei julge unistada või sa ei julge rääkida sellest, et kumb vahe siin tuli? Rääkida sellest, okei. Seks ma küsin, vaata võib-olla niipidi, et ma küsin natukene lihtsamalt, et sa tõid selle materiaalse poole sisse, mainisid selle vabama elu ja niimoodi on ju, et aga kui mõelda, üks mu lemmik küsimus, ma olen seda hästi palju küsinud inimeste käest oma elus, et kui me mõtleks välja sellise maailma, kus sul nii-öelda, ma ei tea, raha saab seinast nii palju, kui vaja läheb, on ju, muudku aga võtad. Nii. Mis sa teeksid, kus sa oleksid, millega tegeleksid? Ma arvan, et ma väga palju liiguks ringi. Ma ei jääks, ma kodus oleks ka, ma enam, vanasti ma arvasin, ma ei tahaks ära emigreeruda, kindlasti mitte. Mulle meeldib Eestimaa. Aga ma tean, ma liiguks hästi palju ringi. Reisiks selles mõttes, on ju.
kogeks hästi palju huvitavaid asju, mille, noh, kui rahalist piirangut ei ole, vaata, siis on ju see, et proovikski ükskord, noh, kuidas on ööbida näiteks mingisuguses, ma ei tea, kuskil hotellis, mille öö on, ma ei tea, 5000 euri või mis iganes ja, või näiteks sõita kuskile kohta, mis võib-olla on rahaliselt praegu lihtsalt piiratud, ei saa, on ju, ja ma kindlasti tahaks teha midagi sellist, noh, kui mul raha ei ole vaja, ma lihtsalt tegemise pärast, ja ma tunneksin sellest nagu hästi-hästi nagu sellist head rahulolu. Mitte ma praegu teen vägisi asju, mul on väga palju asju, mida ma teen rahuloluga koos, ka koolis käimine tegelikult. Jah, seal on keeruline, aga ma tegelikult saan sealt rahulolu. Ma naudin seda tegelikult. Et kui asjad on jälle tehtud, nii hea tunne on ju. Et ma ei ütle, et ma nüüd praegu hambad ristis elan, üldse mitte, aga noh, on ikka mingeid asju, noh, ta pead natuke tegema, on ju. Jah, aga kui samas räägitakse sellest alati, et kuidas see oli kenasti, et unista suurelt või mine koju, on ju. Yeah. Et aga mis on sinu suur unistus, kui sa mõtled praegu, et unistad suurelt? Mis sul tuleb pähe? Võib-olla see sama, mis eelmises osas ütlesid, et see õnneliku elu või niisugune rõõm, noh, õnnelik, ma ei taha öelda õnnelik, see ei olnud hea, see rahul olev elu või kuidagi need kogemused ja asjad, sest et mina tahan kogeda asju ja ma tahan ka asju lahendada, ma ei tahaks, et kõik oleks nii kergesti tuleb, et siuh ja siauh muudkui libiseb ette ja muudkui võtad ja lähed, on ju. Sest nii põnev on mõnda asja arutada, kas ma saan hakkama, kas ma saan, noh, näiteks ühe asja selge, minust ei saa mitte kunagi tordi tegijad. Korduvalt proovinud, on ju. No mul istusid, või näiteks väga hästi liharoogasid teha, on ju. Noh, jälle, proovisin elus ära ja sain aru, et see ei ole minu asi teha. Aga võib-olla veel prooviks mingid asju elus, mida ma ei tule selle peale, mida võiks kõik proovida, on ju. Viska 3 asja, mida sa prooviks? Üks asi on see, et ma ei ole mitte kunagi mäest alla suusatanud kiiresti. Wow. No, ehk siis nagu mäe suusatamine. See alati on, kui on reisimine soojale maale, mitte külmale, siis ma alati mõelnud. Bridget Jones kohe meelde. No umbes midagi siukest, jah. Sest et noh, vaata, kui puhkus on, see ei ratsi nagu külma minna, vaid lähed sooja. Ma arvan, et ma prooviksin mõnest oma hirmust üle saada, näiteks mingi kõrguse hirm või asi, sest ma olen vahest saadan mingisuguse videosid kuskil Instagramis, kus on mingi klaasist põrandad ja inimesed kuskil sa mõtled, et ma laseks täis ennast seal ilmselt, on ju. Ja võib-olla kolmas asi on see, et ma tahaksin veeta mingi päris ükse rahuliku pika aja, nii et mu pere on kõik koos, mu laps ja mu abikaasa ja kõik kuskil sellises kohas, kus me sõnades mõttes nagu lillelapsed, eks ole, et noh, et võt niisugused asjad võiks olla. Aga noh, vaata, need on täitsa teostatavad, ainult lihtsalt mitte nüüd täna kohe, on ju. Et mis sinu unistused on? No mul on ka sellised, vaata, see on alati, et igasugu unistusi on ju ja ma olen tegelikult vist elanud ka hästi palju niimoodi, et ma olen hästi palju oma unistustest nii-öelda teoks teinud ja nagu realiseerinud, et ma ka mingil määral vaata usun sellesse, et kui sa midagi nagu endale eesmärgiks sead ja selle kuskile, ma ei tea, välja kirjutad ja visualiseerid, siis tavaliselt need asjad hakkavad nagu täituma, et ma nagu tihti soovitan seda, et kirjutada omale need 10 asja kuskile üles ja kui veel juhtub olema selline külmkapp, kuhu saab magnetiga panna või kuhugile, kus sa näed seda, et kui neid pidevalt nagu näha, siis nad nagu, ma ei tea, nad hakkavad sealt vaikselt nagu teostuma, et see on täitsa nagu uskumatu, milline jõud meid ikkagi seal nagu ohjab ja juhib, aga ma võib-olla, kui ma oma unistustest räägin, no mu esimene unistus on ju nii konkreetne, mul on esimene praeguses hetkes on ju see kõige suurem unistus on see, et kohe-kohe hakkan vanaemaks saama ja ma vahin kogu aeg oma telefoni, kuna mul on tütar juba haiglas on ja ma arvan, et ma unistangi sellest vanaemaks saamisest, et see kuidagi no see on nii äge, see on selline nagu tunne, mis nagu oleks, ma ei tea, suure pangega õnne peale kallatud juba ette, on ju. Et see on kindlasti nagu esimene asi sealt ja siis võib-olla see selline, sa ütlesid ka selle perega koos olemise, et ma mõtlen ise ka, et see kuidagi et kui ma hakkan mõtlema oma nagu elu, et millisest elust ma unistan, et siis tahakski, et seal oleks nagu pere oleks kindlasti lähedal ja olulisel kohal, aga samas ka nagu sõbrad. Mulle on alati olnud nagu võib-olla sõbrad hästi olulises ja jään ka mõtlema seda, et ma kunagi ütlesin, et kui lastele andsin nõu, et teisi on ju vaata jube hea nõu anda, et kui sa oma elu üles ehitad, et siis ehita alati vähemalt nagu 4 rattale nii-öelda.
et minu jaoks need olid nagu töö, pere, sõbrad ja siis olid nagu oma siuksed, ütleme, hobid. Ja järjekord ei olnud, ma ei mõelnud seda, et nüüd ma selles järjekorras ütlen lihtsalt nende asjade najale. Et kui ühe sealt alt ära lööb, siis kuidagi saad nagu edasi. Ja võib-olla üks ja ma arvan, et kõik mu sõbrad ju teavad seda minu pikaajalist unistust, millest ma olen hästi kaua unistanud, on olnud see minu Toskaana unistus. Kõik, sa juba naeratad, ühesõnaga sina tead, et ma olen ju vaata kogu aeg unistanud sellest, et mul on kunagi seal kuskil Toskaana, ma ei tea, Toskaana on võib-olla isegi tegelikult ainult töö nimi, et võib-olla on, ma ei tea, võib-olla on äkki Brasiilias, who knows, aga kuskil natukene võib-olla valgemas, helgemas ja soemas kliimas kui see meie oma, aga selline koht ja ma ei ole seda ju kunagi tegelikult endale nii täpselt ära visualiseerinud, et mis see minu koht siis nagu täpselt on, et ma kunagi mõtlesin, et äkki see on mingi selline, ma ei tea, mingi vana maja, mingi bed and breakfast või midagi sellist, aga mis ma olen mõelnud, et seal peab kindlasti olema nagu piisavalt tubasid, et meie suur pere, kõik minu sõbrad ja kõik mahuksid sinna nagu tulema, on ju. Ja kuidagi ma olen nagu ise mõelnud, et ja ma ei unista, kui ma selle peale mõtlen, siis ma ei mõtle kindlasti mitte nagu seda materiaalset poolt ja nagu seda, et nüüd ma tahan mingit ägedat maja või midagi, aga ma arvan, et see, mida ma unistan, on mingi selline nagu community, nagu mingi selline nagu oma mingi selline, ma ei tea, kommuun ei ole vist see õige sõna, aga nagu see, ma ei tea, siuke pisikene ühiskond ei ole ka õige sõna, ütle mulle, mis on hea sõna sellele, aga mingi oma selline kogukond. Võib-olla kogukond on jah, tõenäoliselt see, millest ma nagu räägin, et mingi seltskond, kus sul on nagu hea olla ja inimesed võivad tulla sealt ja sealt võib tube üürida ja mul on juba palju sinna nii-öelda broneeringuid tehtud, et keegi lubas tulla lilli müüma ja keegi lubas tulla paari ma ei tea, kas õlut või veini kallama ja whatever on ju. Aga see point on selles, et kui ma mõtlen ise selle peale, siis ma arvan, et ma unistangi sellisest nagu elust, kus sa saaksid nagu koos mõnusate inimeste ja koos sõpradega nagu olla ja elada ja teha midagi sellist mõnusat. Ja tead, kui ma vaatan, meil on praegu siin see suur silt väljas, see elu 50+ on ju. Siis ma hakkan mõtlema, et aga võib-olla see mu unistus, et võib-olla see on hoopis see meie tuleviku vanade kodu. Sellest sa ei räägi. Miks ma ei räägi selleks, et ma just mõtlesin, et vaata, kui kihvt on, kui sa hakkad mõtlema asja niimoodi, et miks see vanade kodu ei või olla selline nagu äge värk on ju, selline korralik kommuun, et minu meelest see nagu kõlab väga hästi, et kuule, ma pean seda hakkama, ma pole selle pilguga nagu varem niimoodi mõelnudki üldse. Mina tean kogu aeg, et see tuleb see. No vot, näed, kogu aeg teadnud, et tuleb meil on isegi ju ametid ära jaotatud, kes mida tegi, kes hakkas lilli kasvatama, kes hakkas süüa tegema ja meil klassiõed on ju kõik oma ameti peal seal ju. Ja siis see on niimoodi vahetustega on ju, et keegi tuleb ja siis jälle, et võib-olla ongi on ju, et maalilaagreid ja värke ja mis kõike seal nagu teha saab on ju. Sina osta maja ära, küll me kohale tuleme. No näed, issand kui lahe, hakkab looma, et on ju. Aga ma olen tegelikult vaata, nali naljaks on ju, et aga see on tegelikult, ma arvan, et minul olnud alati see selline nagu see minu see siuke suur unistus on ju. Ja me oleme palju vaata ka seda mõelnud, et tead, ma armastan seda Karupoeg Puhhi ja tema filosoofiat on ju. Kas sa mäletad, mis Karupoeg Puhhile mee juures kõige rohkem meeldib? Ei mäleta kahjuks, aga mul on see pilt praegu silmes, kus ta istub selle mee poti juures, aga ta ei mäleta. Tead, mis on mee juures kõige parem? See on mõte meest. Ja minu meelest see on nagu imeline filosoofia selles mõttes, et ma arvan, et hästi tihti meie unistustes ongi see, et kui sa mõtled sellest ja unistad, siis sa nagu mõtled no ma ei tea, sa mõtled selle mee ilmselt siukseks magusaks ja natukene kleepuvaks ja nagu ta nagu ülihea on ju. Ja siis, kui sa nagu võtad seda mett, see esimene, ma arvan, et see kohe peale sellest mõttest, see esimene amps on ilmselt ka kõige parem on ju. Teine juba hakkab nagu, pole enam nii hea on ju, ja kolmas võib juba liiga magusaks minna ja et kas unistustega ei ole vaata täpselt see sama asi on ju, et see mõte on kuidagi nagu äge ja siis ma nagu mõtlen ka seda, et kas siis tuleb nagu see, et kas seal tuleb just täpselt nüüd see, millest sina ennem rääkisid, see nagu julgus. Et kas me julgeme oma unistusi teoks teha, selleks siis kaob nagu see mõte meest ära on ja siis kaob nagu ära, et aga millest ma siis unistan, kui ma selle ära teen. Ja see oli see, miks ma sinu käest küsisin, et kui sa ennem unistasid kooli minemisest
aga kui sa nüüd kooli ära teed, millest sa siis unistad? Ma ei tea, aga ma arvan, see tuleb ajaga nüüd kooli, seal käimise käigus, kuna ma ütlen, see esimene aasta juba tegelikult muutis ju mul suunda, ma nägin hoopis asju teistmoodi, on ju. Mitte nüüd 100% kõiki, aga väga paljude asjadel hakkasin teistmoodi otsa vaatama ja mul hakkasid hoopis teistmoodi mõtted liikuma, on ju. Ma loodan, et selle 3 aasta jooksul, mis ma nüüd on 2 veel jäänud, et seal hakkab mul mingi hetk hoopis teine asi nagu meeldima või kuidagi niimoodi ja ma luban sellele tulla, on ju. Et muidugi see, ja ma kardan selles tekkida ka nälg muidugi, et kui ma selle esimese nüüd ära teen ja siis või magisteri, doktorit ma ilmselt ei jõua teha, aga ei tea. Mis piirang see nüüd siis oli? See oli nüüd jah, see ei seda ja õnneks ju meil ei ole piiranguid, meil on. Sul aega nagu on ju. Me elame kõik ilmselt 100 aastani, on ju. Vähemalt. Ja, et selles mõttes piiranguid ei pane, aga enesekindlus on ka hästi seotud sellega minu arust, sest et kas mul on enesekindlust üldse unistada, sest tõepoolest nagu sa ütled, aga kui see täide läheb, siis saab. Mis ma teen sellega siis? Selge on see, et kui see on hariduse peale, mõtleme selle minu koolis käimise peale, siis diploma käes on, siis tuleb tööle minna, eks näiteks siuke võimalus on ju, või edasi vaadata. Aga on ju unistusi, mis vahest mõtlemegi, et nii kaua, kui nad on meil unistused, see on juba hea, see viib nagu edasi, see on see tuluke seal eespool on ju. Ja me jõuamegi ringiga tegelikult selle enesekindluseni, kui julge, et me julgeme unistada on ju. Ega sa pead alati täide minema? Ei pea. Mõttemees. Sürrealistlikud unistused võivad ju ka olla, näiteks, et ma olen Rootsi kuningas või midagi sihukest. Why not? Kuningaks ma ei saa kuninga-annaks sel juhul. Ei, kuule ära nüüd räägi. Jälle piirad ennast, ära hakka piirama kohe. Tänapäeval on kõik võimalik. Kõik on jah võimalik. Et kus see on, et kas ma julgen unistada ainult hästi sihukestest, mis nagu kindlasti täide läheb. Vaata, või mõtlen, ma justkui unistan, pärast tuleb välja, et see ei olnud ju nagu mõne jaoks, et see unistus, see on tavaline asi, see elu ongi sihuke, on ju. Aga see ongi siis, mis see nagu, kust see piir läheb? Ma ei tea. Ma tean küll seda, et unistus on alguses, kui sa hakkad unistama minu arust, siis on see mingi asi, millele sa ei ulatu. See on kuskil eemal mingi asi, on ju, millele sa tahaksid jõuda. Ja väga tihti on ka see, et inimesed kardavad ja see enesekindlus hakkab siin tekkima, et kui sinu ja selle unistuse vahel on hästi pikk maa, siis inimesed ei tule selle peale, et seda maad saab ju juppideks teha. Esimene samm, teine samm, 3. samm on ju, nii nagu kooliski, 1. aasta, 2. aasta, 3. ja ongi läbi on ju. Et muidugi, kui ma alguses mõtlesin, mul on 3 aastat, see tekkis hirmu tunne loomulikult, eks ole, ja ülikool ei ole naljaasi. Aga kui ma saan aru, et esimene on juba tehtud, 2 sammu veel on ju, pole ju hullu midagi. See on see klassika, et kuidas elevanti süüakse, ikka tükkhaaval. Ikka tükkhaaval, et algus tundub väga palju, aga lõpuks kui ära jaotad, siis ja enesekindluse, kas võib olla niimoodi, et mingi vanusega enesekindlus ikkagi läheb nagu nõrgemaks? Või vastupidi, tuleb kogemusi juurde ja siis ma muutun nagu muudkui enesekindlamaks. Sest see asi, et kui mida vanem inimene ütleb, et üsna ükstapuha, mis teised arvavad, ma ei arva, et see tuleb enesekindlusest. Ma arvan, et see tuleb sellest, et ma ei viitsi tegeleda sellega, mida maali minust arvab. Mul on enda asjadega nii palju teha, mul on vaja puusad hommiku tööle saada, mul on vaja poodi minna ja mul on vaja, et siis ma pean veel selle peale mõtlema, kuidas maali minust arvab, siis saad aru, ressurssi pole on ju. Minule meeldiks, et see sama asi tekiks enesekindlusest, et tegelikult ma ei hooligi, mida inimene, kellest mina ei hooli, midagi arvab. Lähedaste arvamus on oluline, on ju. Kas see on oluline, mida teised arvavad? Lähedaste omad küll. Lähedaste omad loomulikult. Ja sõprade ja ikka kuuled ja kui öeldaks. Sul maalist? No just, aga enesekindlus on seal taga. Vanasti ma olin väga oluline mulle, mis Maali ja Juuli arvasid minust. Täiesti kindlad kohe. Ma väga-väga püüdsin sobituda igale poole. Absoluutselt. Ma tegin kõik selleks, et meeldida kõigile. See on tõesti võimatu missioon on ju. Aga niisugused koolid ja asjad ja üldse niisugune asi on tekitanud mul selle, et mis see mulle annab, on ju. Ja võt seda mulle on õpetatud koolis. Mul on tegelikult need täiendkursused ja need, mis ma ka enne ülikooli võtsin, nendes igalt poolt ma sain seda mõtte kohta, et analüüsida ja hakata mõtlema, mida mina tahan. Me ju lükkame ennast tahaplaanile. 50+ inimene on see, kust on tulnud sellest ühiskonnast, kus mina mäletan väga hästi, oli 5 aastaga plaan 4 aastaga.
on ju. Kõik olid seltsimehed, armastust ei olnud, oli ainult seltsimehed ja sõbrad ja pere, eks ole. Kõik, no, seal ei olnud, oli erandeid ka, ma ei taha öelda, et kõik olid sellised, üldse mitte, ma tean tollest ajast ka inimesi, kus peres räägitegi tunnetest ja kallistati ja kõik niisugused asjad, on ju. Aga me oleme väga tihti kasvanud ju selles ühiskonnas, kus olid mingid eesmärgid, sihid, plaanid, on ju. Pidigi kõike tegema, pidi sõna kuulama, sul oli ees mingisugune mudel, mida sa pidid järgima, on ju. Ja ma arvan, et me oleme selle enesekindluse nagu kuidagi jätnud tahaplaani või seda, meil ei ole, ma jälle ei hakka siin kurtma ja ütlema, et mul on mingi raske lapsepõlv olnud, kindlasti mingid asjad on seal keerulised olnud. Aga ma mäletan väga hästi seda, kui meie peres oli oluline see, et ma pidin kuulama või alluma nagu sellele süsteemile. Et ära sina midagi ise hakka välja mõtlema. Sina ole lojaalne ja tee asju, pürgi edasi, kõik niimoodi, ole tubli kogu aeg. Kogu aeg pidi tubli, on nagu pioneer, on ju. Aga kas see ka mulle sobis või ei sobinud? Seda ei küsinud ju keegi. Mul oligi väga raske, on ju, läbi pisarate surusin, ma pidin kuulama sõna, on ju. Ja ma arvan, et see muster oli sees mul aastaid. Aga nüüd kogemused, ilmselt ka vanusega tuleb see, et ma loodan, et see ei ole mul sellepärast tunda, et ma ei jaksa enam. Et ma sellepärast ütlen, et mul on... et nagu tegelikult sa hoolid küll, on ju, mis Maarja arvab, aga sa nagu ei jaksa enam mõelda selle peale. Okei, ma saan sust aru, jah. See on ju absoluutselt tõsi, mis sa ütled, et ma arvan, et need lapsepõlve nagu kogemused ja need ju kõik tegelikult mõjutavad kõik ja see enesekindlus on ju üks selline asi, mis me nagu saamegi kaasa, et ma jäin mõtlema siin nagu võib-olla enda nagu selle peale, et ma ei tea, meie pere oli küll selline, et kallisid ja musisid anti ja siiamaani nagu palju kallistame ja kuidagi see on nagu siuke hästi tavaline aga võib-olla veel see enesekindluse teema selleks, minul on vist ma arvan, et mul on vist ikka keskmiselt nagu rohkem seda enesekindlust kuidagi antud, et kas see siis ongi nagu minu armsa ema poolt minusse nagu süstitud ja kuidagi mina mäletan nagu lapsest peale, et mulle ema on alati nagu rääkinud, et oi, et sina saad kõigega hakkama ja sa suudad ja kuidagi nagu ta on valanud alati täiega minusse nagu seda usku, et kui sa nagu tahad, et siis sa teed ära. Et ma olen nagu alati teadnud elus, et kõige raskem on teada, mida sa tahad, et kui see on selge, et siis teeme ära, on ju. Ja ma ei tea, ma ei ole väga vist mõelnud, et mis need maalid või juulid seal siis arvavad, et mul ei ole nagu aega olnud kunagi mõelda selle peale, et aga kas see on siis enesekindluse teema või mis see on ju. Võib-olla tõesti ja tõenäoliselt ka see on ju, et selle kohta on ju ka vaata palju räägitud, et ma olen nagu meil oli terve või siuke terve pere on ju ja selline, ma ei tea, võib-olla see roosa lapsepõlv on andnud mulle siis nagu ka sellise roosa värvi kogu sellele elule ja ma võib-olla sellepärast vaatan kõike endiselt läbi siukse tohutu positiivsuse ja see on nagu mõjutanud ilmselt nagu isiksusena siis ka ennast on ju. Et sellepärast võib-olla ongi siis jah, et nagu selline teine vaatenurk vaata tekib sellega, et kust see enesekindlus tuleb. Ma ei ole üldse mõelnud selle peale, et ma olen pigem võib-olla mõtlen seda, et kui sa ütleb, et seda nagu hakkab vanemana veel nagu rohkem tulema, et siis hakkab nagu õudne. No ja siiski on ju seda kuuldud ka, kui ütled kellelegi, et kuule, et lähme teeme, mis mina? See on siuke hästi tüüpiline. Ja see tuleb ju tegelikult sellest, et see on enesekindlusega, see on eneseväärtustamisega seotud on ja kui sul ei ole seda pagasit kaasa antud ja kui sa ei ole ka elus kogenud seda, keegi ütleb sulle, need samad sõnad, sa saad kõigega hakkama, kui sa tahad. Lihtsalt vali välja, mis sa tahad teha ja kastuma on ju. Ja ei saa kõigega hakkama. Minust ei saa näiteks enam baletitantsijad. Ära ütleb, et pane piirang peal, see on piirang. Lihtsalt normid on sellised, et ma ei mahu sinna. Võib-olla pensionärist baletitantsija, võib-olla tõesti, see võib-olla. Ja balletti on erinevaid, eks ole. Ja kosmonaudiks must minu ka ei saa, ma lihtsalt ei suuda, ma ei kannata keerutamist on ju. Ma selle pärast juba, muidu saaks, aga vaat see, et ma ei kannata nagu seda. Aga mul tuli sellega meelde, vaata see, et mis nüüd mina ja et kas see on ka meil nagu mingi selline, mul tuli meelde üks siuke hea nali kunagi, kui vaata, me ennem rääkisime, ma olen Eestist ära olnud on ja ma olin Soomes elasin ja ma olin just abiellunud, mul oli mees, oli soomlane, läksime siis tema vanemate juurde sinna ja jõulu nagu vist sellisele lõunasöögile ja seal oli hästi teistmoodi kultuur, et nad sõid nagu kähku ära ja siis hakkasid kõik kuidagi, läksid teise tuppa sealt lauast on ju ja esimene aasta, kui me seal olime, siis ema ilusti küsis, et kas sa veel seda tahad, ma ütlesin, et ei taha ja kuidagi sõin ka siis hästi kiiresti
ja läksin ka siis ja lasin kõik laualt ära viia ja aga siis ma järgmine aasta mõtlesin, et jälle hakkavad kõik ära minema ja siis ma sain aru, et okei, niimoodi on nii, et aga ma pean ikkagi kuidagi nagu endale ka kindlaks jääma, et mulle meeldib rahulikult süüa ja siis ma alati ütlesin, et ei, ära seda võta, ma seda veel tahan ja seda ma veel söön. Ja siis nemad läksid kõik ära, istusid, toad olid pisikene elamine on ju selle kõrval, siis mina istusin lauas ja siis ma hõikasin neile, me rääkisime, lobisesime ja kunagi mul keegi küsis, et oi, et kas sul nagu stiilis häbi ei olnud või nagu ei tekkinud, seda ma ütlesin, et absoluutselt ei tekkinud, et mina nagu mõtlesin, et meie kultuuris on niimoodi ja mina olen nii harjunud, et mina elan siis on ju niimoodi, et ma ei lasknud üldse ennast sellest nagu segada või selles mõttes, et mul tuli lihtsalt praegu see nagu meelde sellise asjana, et ma ei osanud isegi mõelda nagu selles hetkes on ju, et oi kui õudne või kuidagi, et seisid enda soovide ja oma selle piiride eest, tahtsingi veel kalaleiba süüa seal, neil oli ülihea muideks soolalõhe, mida see äiapapa tegi on ju ja loomulikult ma tahtsin seda veel juurde võtta ja siis ma istusingi rahulikult, aga see tuli lihtsalt mulle nagu näitena meelde sellena, et nagu mul see ei tekitanud nagu mingit hirmu, et äkki nüüd ämm ja äi mõtlevad, et oi kui õudne on ju. No oligi õudne, mis teha? Kus sa siukse naise said? Täpselt niimoodi, lähed leidis. Et ega seal Eestis ikka õiged naised ei ole. Enam-vähem nii on, et aga ma arvan, et see on mingi selline nagu tunne, et sa julgedki selja sirgu lükata ja öelda, et aga ongi nii, aga ma olengi on ju selline. Ja kellelegi ju halba ei teinud sellega. Ei, ma arvan ka, et ei teinud või siuksed pisi asjad tegelikult, et aga mõned inimesed õpivadki selle sama asja hiljem ära, kui õpivad. Mina olen õppinud, ma ei ütle, et ma nüüd iga kord julgen ei öelda, ma olen ikkagi natukene siukene aeg-ajalt mõtlen, miks ma jälle ütlesin on ju. Aga ma olen õppinud ennast väga palju rohkem endale piire seadma ja seisma enda eest, sest ma saan aru, et see ei anna mulle mitte midagi, kui ma teen nii, et teistel on hea. Mis mina sellest saan on ju. Kui ma saan sellest naudingu, et ma teen kellegile midagi ja tema saab hea ja minul on sellest tegemisest hea, no siis on teine asi on ju. Ja see 50 pluss ütleme, see on see vanus, kus inimesed hakkavad nagu ka arvavad, et tahaks nagu väga sobituda ja olla oluline ja osa millestki ja siis nagu lükatakse enda need asjad tahaplaanile on ju. Aga tihti tuleb nii on ju. Et kas 50 pluss hakkab vastupidi, need enda asjad pidid hakkama välja tulema, et no ei tea jah, kuidas on, et ma olen ikkagi kuulnud seda, et just see, mis mina ma ei saa enam, ma olen nii vana ja ma ei saa hakkama ja ma ei tea, kuidas see asi käib ja õpid siis ära on ju. Keegi ei tea, kuidas asjad käivad. Issand, sellest õppimisest tuli praegu meelde, et okei, vanus on, mis on ju. Mina üleeile laadisin enda arvutisse, tõmbasin Pythoni ühesõnaga alla ja nüüd me esitan omale esimest seda AI agenti ühesõnaga arvutisse, nii et see tuli praegu õppimisest kohe täiega meelde, et ma absoluutselt ei ole vana veel, et seda teha. Et ma lihtsalt pean niimoodi, mul läheb võib-olla jupp kauem aega, kuna me ei ole sellega varem tegelenud, on ju, et aga üliäge on ju. Ja seda me kõik ja aju rakiseb. See ei kao kuhugi on ju, see tuleb jooga peale. Et võt selliseid toredaid asju võiks ka nagu tuua välja, et kus neid õppida saab ja mismoodi ja ma tean, et väga palju on selliseid toredaid asutusi, kes kirjutab projekte, et neid asju õpetada inimestele nullist on ju. Mina ju õppisin ka, ma olen võtnud üsna palju selliseid täiendkursusi, et minu jaoks oli see AI kohutavalt keeruline, kui ma ainuüksi kuulsin sellest, ma ei saanud üldse aru, mis asi on. Aga nüüd ma juba oskan ka seal toimetada enam-vähem, muidugi mitte üldse nii palju, kui peaks. Ma ikkagi üsna selline lihtsatele asjadega tegelen seal. Aga ma sain aru, et ma olen endale ikka mingi agendi juba loonud, nii et ta tegelikult vastab mulle läbi selle minu, seda, kuidas mina nagu tahan asju ja informatsiooni saada. Et väga põnev. Ja kas on mingi koos, siis ma tean, et see tõesti kergendab elu, on ju. Et ei maksa karta seda, aga ma tean seda hirmu, olen tundnud seda. Kui ma tegin selle lahti, mõtlesin, mis asi see on. Ma ei saa aru üldse, mis asi see on. Ja enesekindlus tuleb ka sealt, kui sa õpid selle ära, saan hakkama küll. Ja ei ole see, et sul peab kohe mingi suur asi juhtuma, et sa hästi enesekindlaks saad. Väikeste sammudega, iga väike õnnestumine on ju. Tekitab selle enesekindluse ja selle, et ma julgen kas unistada suurelt. Ja kui lähedeid ei lähe see elu, no järgmine äkki siis. Vahet ei ole ju, ei juhtu midagi ju. Ei juhtu. Ei, ma arvan, et ei juhtu, ma arvan, et see võib-olla ongi, et vaata see, kas see enesekindlus on ju tegelikult hästi suuresti kuidagi hirmudega seotud, on ju, et mida me siis tegelikult nagu kardame, et mis siis nagu on, et kui, et miks see maali nagu siis võib muret tekitada, on ju, no mis siis juhtub? Ma arvan, et see on alati see siuke kõige nagu siuke mõnusam viis nagu vaadata, et aga no mis siis saab?
Et kui Maali arvab, et ma olen loll, noh. jah, mis siis on? Las Maali järelikult ei ole näinud minu suurt tarkust. Peaks niimoodi talle tutvustama, noh näiteks, eks ole, või no midagi. See on ju alati hea lahendus, on ju, et... Miks ta arvab nii ja üldse, kas see üldse mõtlen, et kas see minu elus midagi muudab? Jah, ja miks see meile nagu korda läheb, et mida sellised inimesed nagu arvavad, eriti need, keda me ju ei tunne isegi, et aga ma ei tea, et ma veel mõtlema, tuli üks teine näide tuli meelde jälle sellest nagu, kas enesekindel või mitte, on ju, et ühe sõbrannaga kunagi arutasime, kuule, see on jälle eelmise ämmaga seotud, on ju, aga arutasime ükskord sellist teemat, et ta ütles, et oi, et peab nagu, et läheb mehe vanemate juurde lähevad, et ta oli juba ette närvis, et ämma juures on nii õudne, et ta ei oska seal mitte midagi teha ja ämm ütleb, et sa ei oska isegi nõusid masinasse panna ja kõik ja mina ütlesin selle peale, et issand, milline fantastiline olukord ju, mõtle, kui lahe on ju, et sa sööd kõhu täis, ütled ämmale aitäh ja lähed lihtsalt istud diivani peal, kuna sa ei oska ju nõusid masinasse panna. Siis ta vaatas mind siukse näoga, ütles, et oota, mismoodi niimoodi, et ei, ma ikka proovin panna, ma ütlesin, et oota, mina küll ei proovi, et kui ämm ütleb, et sa ei oska nõusid masinasse panna, et siis ütled aitäh, lähed istud diivani peale, hakkad lehte lugema ja ütled, et ma kahjuks ei oska nõusid masinasse panna, et pane kullakene, sina sa oskad ju nii hästi, on ju. Nii hästi seda on ju. Aga ja täitsa tõsimeeliseks, mina olen nii teinud, et kui mulle öeldi, et ma ei oska, siis ma ütlesin, et mul on tõesti kahju, et ma ei oska, aga sina, et sa oskad nii hästi ja läksin rahulikult, lugesin lehte ja mitte midagi ei juhtunud. Pesti nõud ära ja tuldi ka siis natukese pärast ma ka rääkima ja mul absoluutselt jälle ei tulnud nagu seda tunnet, et oi, milline kohutav minija ma olen. No oota, kas seda peab harjutama? Jah, ma arvan, et seda peab harjutama, et see on väga hea. Hakkame kursuseid tegema. Jah, kuidas enda piire seada? Kuule, tore. Unistused ja enesekindlus käivad käsi käes. Olgem enesekindlad ja unistagem, on ja? Jah. Katsume järgmiseks korraks mingi põnevaid lugusid inimesi siia saada, vaatab, mul on mingid mõtted, on ja? Teeme nii. Ja tore oli suga. Tšau. Tšau.